Tervist! Fookuses saade eetris. Nagu ilmselt paljud teist teavad ja on näinud juba, kestab praegu Objektiivi annetuskampaania. Meil on eesmärgist puudu veel rohkem kui 43 000 ja sestap siin minu üleskutse ka selleks, et kõik, kes Objektiivi tööd hindavad ja soovivad, et meie portaal võiks jätkata, palun tehke selleks oma jõukohane annetus. Sellepärast, et iga annetuskampaania on teatavas mõttes meile ei miski muu kui elu ja surma küsimus. Kas me saame need vahendid kokku, millega järgmine pool aasta edasi töötada või mitte. Sestap head inimesed, mõtelge ka selle peale, et meie portaal ei ole ainult, kui te võib-olla olete harjunud YouTube'is vaatama, ei keskendu ainult videosisule, vaid objektiiv.ee. Portaal avaldab iga päev uudiseid, arvamuslugusi ja loomulikult ka erinevaid videointervjuusi ja arvamussaateid, nagu see käesolev Fookuses saade siin praegu. Aga ma tänan loomulikult kõiki neid, kes on juba annetanud meie portaali töö edasikestmiseks ja palun, et kõik need, kes veel ei ole annetust teinud, annetusega teeksid. Aitäh teile! Aga läheme Fookuses saatega edasi. Siin teisel pool lauda on Riigikogu liige Varro Vooglaid. Ja, tere Markus. Liitun loomulikult omalt poolt ka selle üleskutsega. Et on üks tänuväärne, kui inimesed panevad omalt poolt üle alla. Aitäh! Aga täna räägime sellisest teemast nagu Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungist. See toimus eile. Seda saadet me lindistame ja salvestame teisipäeva hommikul. Aga see Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on nüüd viimasel ajal nagu välja tulnud mitmete täiesti skandaalsete avastustega tegelikult. Et viimane komisjon, mis tuli välja Rail Balticu täiesti skandaalsete asjadega, et Rail Balticut ehitatakse kuskile Häädemeeste metsadesse parimal juhul ja Läti ei ole valmis omalt poolt nii-öelda õlga alla panema, sellepärast et lihtsalt ei ole raha, ei ole planeeringuid, ei ole mitte midagi. Ei ole huvi. Neil ei ole huvi. Ma arvan, põhja poole ehitada. Täpselt, seal põhja pool ei ole mitte midagi. Et miks peaks üldse sealt Riiast põhja poole seda raudteed ehitama. Ja nüüd eilses komisjonis tuli välja, sina osalesid eilses komisjonis, ja tuli välja tegelikult teised skandaalsed faktid, et tegelikult ei ole riigi valimisteenistusel ja mitte mingisuguseid reaalseid tõendeid selle kohta esitada, et kuskil hääletussüsteemi vahel ei ole näiteks lisatud hääletussedeleid. No see oli ka täiesti skandaalne asi. Jah, no eks see, et sealt korruptsioonivastasest erikomisjonist on selliseid skandaalseid infokilde ja järeldusi välja tulnud, näitab mingit pidi, et see komisjon on teinud head tööd, tõstatades olulisi probleeme, esitades olulisi küsimusi ja nõudes nendele vastuseid. Ja tõepoolest nii ta on, et eilnegi komisjon oli väga tähelepanuväärne. Ma ise osalesin seal Rain Epleri asendusliikmena, kuna Rain on Eestist ära. Ja siis adresseerisime seda küsimust, mille on tõstatanud varem nii OSCE ODIHR oma raportis, mis puudutab 2023. aasta Riigikogu valimisi, ja millele on osutanud ka Ago Samoson oma artiklis, mis siin veebruarikuus sai avaldatud pealkirjaga TalTechi teadlased Eesti e-valimised ei ole turvalised. Ja kui me nüüd meelde tuletame, et mis on siis see probleem, mille nad tõstatasid, siis see probleem on Samosoni poolt siin artiklis hästi kokku võetud. Kirin natuke allapoole, otsin selle koha kiiresti üles. Juba läksin mööda vist. Jah, see on siin. See on selles lõigus, näete, väga selgelt ja ühemõtteliselt esile toodud. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased näitasid, et selles etapis, kui kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning need tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud. See on siis kirjutatud 2023. aasta valimiste kohta. Ja kui me nüüd vaatame, mida OSCE on selle kohta kirjutanud, panen lahti selle nende raporti 2023. aasta Riigikogu valimiste kohta, mis on siis valminud 30. augustil 2023, kui me kerime siin leheküljele 8,
lehekülg 5, nii 8. Näete, siis siin ülal on kohe kirjutatud. No ma ei hakka pikalt tsiteerima, aga võtame siit selle jupi. However, the Auditor EET observed that the critical step of removing the votes overwritten by another vote cast on the internet or in the polling station was not audited. Ehk siis seda sedelite väljavahetamise etappi, kus tuleb välja vahetada eelnevalt e-hääletamisega antud sedelid, siis nende vastu, mis on hilisema e-hääletamisega üle kirjutatud või siis valimisjaoskonnas üle kirjutatud pabersedeliga, et seda väljavahetamise protsessi ei auditeeritud. Ja kui me vaatame ka seda 22 joonealust märkus, siin on ka oluline lisandus sellele, näed, nii suuremaks teha üks moment, et inimesed paremini näeksid. An insider with sufficient resources to alter the system, if able to do so undetected, could manage to control which votes are removed and therefore partially impact the results. Noh, kiire tõlge siis, et siseringi inimene, kellel on piisavad võimalused süsteemi mõjutamiseks, noh, selles mõttes piisavad, et tema käsutuses need võimalused on, ta peab siseringi kuuluma. Ja kui ta ei jää sellega vahele teiste siseringi inimeste poolt, kes seda kriitilise pilguga võiksid vaadelda, võiks olemasolevaid võimalusi ära kasutades saada kontrollida, millised hääled siis eemaldatakse ja see kaudu siis mõjutada valimiste tulemust. Et see on OSCE poolt ka kinnitatud, et see on reaalsus. Selline oli reaalsus 2023. aasta Riigikogu valimistel ja keegi selle üle ei vaidle. Need on tunnustatud faktid, jah, tõepoolest selline olukord oli. Nii, see oli nüüd selle eellugu, et eilsele komisjonile ja see põhiküsimus, mida mina tahtsin selle eilsel komisjonil tõstatada, seisneb siis selles, et Vabariigi riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on öelnud, et jah, tõepoolest audiitorile ei olnud võimaldatud tarkvara, millega kontrollida, et ei ole välja vahetatud sedelid sellisel viisil, mis on lubamatu, aga audiitor teostas pistelisi kontrolle. Et kui me läheme vaatame sellist artiklit, mis kannab pealkirja RIA hinnangul on e-hääletussüsteem turvaline ja läbipaistev, siis siin on selge tsitaat, näete, Arne Koitmäelt, kus ta kindlas kõneviisis seda väidab. Audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Pisteliste kontrollidega siis, jah. Ma ei tea, kas pistelistega seda ütleb, et kõiki andmeid. Mis pisteline kontroll see on, kui kõiki andmeid kontrollitud on? Kumb ta siis on, kas pisteline või kõikid andmeid? See tuli ju seal komisjonis ka välja, sa küsisid seda otseselt seal. Aga no, olgem ausad, kõiki andmeid kontrollida käsitsi on täiesti lootusetust, me räägime 100 000, üle 300 000 häälest, eks ole, et kuidas seda käsitsi võitu kontrollid. Nii et pigem on tõenäoline, et saaks teostada pistelisi kontrolli käsitsi. Ja siis eilsel komisjoni istungil ma tahtsingi saada vastust sellele küsimusele, et kas see on tühipaljas väide, et audiitor kontrollis käsitsi, et ei ole seal välja vahetatud hääli ebaausal viisil asendatud, või eksisteerivad ka mingisugused tõendid, mis seda kinnitavad. Ja no mis selle komisjoni istungi põhiline ja kõige olulisem järeldus minu meelest ongi see, et mitte mingid tõendeid ei eksisteeri. Mitte lihtsalt, et mina väidan, et mingid tõendeid ei eksisteeri või sina väidad või keegi kolmas väidab. Nüüd on meil olukord, kus riigi valimisteenistuse juht ise kinnitab, et mitte mingid tõendeid, mis tema seda väidet, et audiitor üldse mingit kontrolle selles osas läbi viis, eksisteeriks mingid tõendid, mis kinnitaks selliste kontrollide läbiviimist, ei eksisteeri. Nii on mis korrektne lause sõnastada. Ja see on nüüd fakt, eks, et selles mõttes see on riigi valimisteenistuse juhi poolt kinnitatud fakt. Ehk siis tegelikult seal tuli ju välja, noh, jah, sa ütlesid seda, et nii-öelda tõendeid selle kohta, et auditeerimisprotsess kui selline üldse aset leidis, tegelikult ei ole ka. Ei, no seda ei olegi. Et seda, et oleks üldse toimunud mingit auditeerimist, seda reaalselt tõendid selle kohta puuduvad. Ei, selles etapis. See, et auditeerimine aset leidis. Jaa, seda küll. Aga see etapp on suure tõenäosusega auditeerimata, vähemalt puuduvad igasugused tõendid, mis näiteks, et seda kuidagigi auditeeriti. Ehk siis puuduvad tõendid nagu kõige olulisema etapi auditeerimise osas üleüldse. Esiteks et puuduvad tõendid selle osas, et kas neid sedeleid on võinud lisada sinna või mitte lisada, eks ju. See on nagu suur küsimus, eks ju. Aga siis puuduvad ka tõendid selle kohta, et üleüldse oleks seda kõige olulisemat etappi kuidagi moodigi auditeeritud.
Ehk siis tegu on ju täiesti avaliku skandaaliga. No peaks olema suure skandaaliga, ma ei näe, et tänased ajalehed sellest midagi kirjutaksid. Et tegelikult me praegu vaatamegi silma faktidele, mida pole võimalik eitada. See olukord, see probleem koosneb 2 elemendist. Üks on see, mida keegi ei eita, et 2023. aastal oli võimalik sedelid massilist välja vahetada, süsteem võimaldas seda. Ja teine fakt on see, et meil puuduvad igasugused tõendid, et audiitor oleks midagigi teinud selleks, et vaadata, kas seda päriselt tehti või tehtud. Meil on ainult riigi valimisteenistuse juhi kinnitus, et audiitor viis läbi pistelisi kontrolle, aga mitte ühtegi tõendit, millest nähtuks see, ei eksisteeri. Ja auditeerimise protsessi juures on standardne see, et audiitor paneb kirja kõik toimingud, mis ta tegi. Ta oleks võimalik vaadata, et mida ta siis päriselt auditeeriseks. Ja audiitori aruandes puuduvad igasugused viited mingisuguste pisteliste kontrollide läbiviimisele selle küsimusega seonduvalt. Ja lisaks vaatlejad, kes viibisid selle juures, ütlevad, et nemad küll ei mäleta, et audiitor oleks selliseid kontrolle, mingi pistelisi kontrolle läbi viinud. Eilsel komisjoni istungil Märt Põder seda ütles ka, et ei temal, kes ta oli vaatlejana kohal, ega ka teistel vaatlejatel, kellega ta on rääkinud, ei ole mingit mälestust selle kohta, et sellist pistelist kontrolli oleks teostatud. Nii et see peaks olema suur skandaal. See peaks olema suur skandaal, et meil on olnud aastakümneid kasutusel selline valimissüsteem, milles on selline võimalus eksisteerinud. Ja et ainukene asi, mis peaks meile andma siis kindlustunnet selle kohta, et neid võimalusi pole kasutatud, on nende inimeste poolne kinnitus, kes ise saaksid neid võimalusi kasutada. Et mis on hullumeelsus. See on hullumeelsus. Tuleme korra selle Koitmäe väite juurde veel tagasi. Saad sa palun selle artikli panna? Mul ei ole seda artikli praegu. Ei, Koitmäe väite juurde tagasi. See sama Riia Koitmäe. Audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi, ütles valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe. Nii, no mis väide see selline siis on? See on ju kas puhas eksitamine või puhas vale, kui on tegelikult nüüd selgunud, et reaalseid tõendeid selle kohta ju, et üleüldse mingit auditeerimisprotsessi oleks läbi viidud, puuduvad. Kui ei ole nähtud, kes seal kohal oli nüüd siis Märt Põder antud juhul, et üleüldse oleks protsess toimunud, nii, ja meil riigi valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe lihtsalt väidab vastupidist. Ja kogu tegelikult see, ma vaatasin seda sinu poolt toodud, eile välja toodud klippi ja Aarne Koitmäe ja siis riigi valimisteenistuse teise inimese vastuseid seal, ma ei mäleta, mis ta nimi täpselt oli, aga Koitmäe vastus oli ka selline, mis tegelikult kajastab väga paljugi sellist nagu peavoolu, ütleme niimoodi, seal peavooluparteid ja siis valitsusparteid ja ka seal komisjonis istunud valitsusparteide poliitikute positsioone. Et põhimõtteliselt oleks ikka vaja enam-vähem usaldada. Ja keda oleks vaja usaldada? Oleks vaja usaldama meid. Nii, mind ennast on vaja põhimõtteliselt usaldada, kes ma seal juures istun. Nii. Ja need küsimused või need vastused olid sellised nagu üldised, natukene lohakad. Selline tunne oli põhimõtteliselt, et mehed olid tulnud sinna riigi valimisteenistusest niimoodi, et nad ei ole nagu harjunud ega kavatsegi millegi üle nagu aru anda. Selline nagu inimlik tunne tekkis nagu seal. Et kui sa tuled Riigikokku korruptsioonivastase erikomisjoni istungile, siis see peaks olema nagu väga korralikult ettevalmistatud, peaks olema mingi teatav selline, teatav nagu austus selle Riigikogu komisjoni vastu, eks. Ja ka seal nagu istutakse niimoodi, räägitakse, see inimlik vorm on selline, et räägitakse niimoodi nagu natukene üle jala niimoodi, et põhimõtteliselt ainukene asi, mida te võiksite nüüd teha, on usaldada meid. Ja see selline infantiilne jutt nüüd põhimõtteliselt meie enda valimissüsteemist, milles on väga tõsised puudused sees. See jutt, et me peame seda lihtsalt kinni silmi usaldama, see on nüüd see nagu selline jutt, mis tuleb nagu esimese asjana põllule saata, sellepärast, et kui meil on tõsised probleemid sees, milline on Samosson, Põder, OSCE välja toonud neid ja neid esitlenud ja öelnud, et need on tõsised probleemid niimoodi, siis riigi valimisteenistus ja ka koalitsiooni erakondade poliitikud ei saa kasutada seda argumenti lihtsalt, et me peame usaldama neid valimisi. Ei, vastupidi, me peame esiteks kontrollima ja olema võimelised, et üleüldse mingi kontroll on toimunud, eks ju. Ja see pani mind, ma vaatasin seda klippi ja ma pean tunnistama, et see hoiak
pani mind tõesti nagu pead kratsima. Paar asja ma mainiksin ära enne, kui ma jõuan oma küsimuse juurde, sest vaevalt, et mul enam rohkem siin sõna saamise võimalust avanebki. Et esiteks kolleeg Kadastikule, et just Ago Samoson oleks oma artiklis valesti väitnud, et vahetati hääli. Mina ei leia sellist kohta artiklist, pole väidetud. Vastupidi, et kui ma loen asjakohast lõiku artikli, siis seal on kirjutatud nõnda. Tehnikaülikooli teadlased näitasid, et selles etapis, kui kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Võib esitada ehk on võimalik esitada. Ei ole öeldud, et esitati. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud. Jutt käib 2023. aasta Riigikogu valimistest. Nii et kolleegi poolt esitatud väide, nagu Ago Samoson oleks väitnud valet, öeldes, et vahetati, ei vasta lihtsalt tõele, et tuleks siis nagu algallikaid lugeda. Nüüd mõned kommentaarid enne, kui ma tulen küsimuse juurde selle sama asja kohta, et esiteks minu meelest peaks olema elementaarne, et kogu auditeerimisprotsess protokollitakse. Ma ei saa aru, et kuidas me sellist asjade üle saame siin nagu arutleda, et see on oma ette skandaalne. Et meil on mingisugune valik tehtud, et milline osa siis auditeerimisprotsessist protokollida ja milline jätta protokollimata ja siis keegi teeb mingisugused suvaotsuse, et mida ta peab piisavalt oluliseks, et protokollida ja mida ei pea piisavalt oluliseks. Et kui raske siis on lähtuda väga lihtsast printsiibist, et kogu auditeerimisprotsess peab olema protokollitud. Kõik toimingud, mida audiitor teeb, peavad saama kirja pandud. Ja kui need kirja pandud ei ole, siis neid läbi viidud ei ole. Mina lähtuksin sellisest eeldusest. See on igati mõistlik ja tavapärane auditeerimisprotsesside juures. Nii et küsimus ei ole dokumenteerimises, vaid küsimus on selles, kas me saame usaldada, et auditeerimise protsess on olnud päriselt selline, mis tagab kogu valimiste protsessi usaldusväärsuse. See on põhimõtteline erinevus. Nüüd minu küsimus, mis ongi see kõige olulisem küsimus, millega ma tänase komisjoniga tulin, puudutabki seda sama lõiku, mille me juba ette lugesime, ei hakka seda kordama. Keegi ju ei vaidle selle üle, et see, mis selles lõigus on kirjutatud, on tõene. See on representatiivne sellest magistritööst. Selline olukord tõepoolest 2023. aasta Riigikogu valimistel oli, et sai vahetada välja sedelid selles faasis, mida siis on kirjeldatud. Nüüd küsimus ongi selles, kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Ja ma loen ette siit ERR-i artiklist väikse lõigu, see on artikkel, mis kannab pealkirja RIA hinnangul on e-hääletussüsteem turvaline ja läbipaistev. Ma kaua ei võta, ärge kartke. Ja siin on siis Tarvo Treier, kes oli siis Kristjan Tüüna magistritöö juhendaja, öelnud selle kohta järgmiselt. Kui meil on üle 300 000 sedeli, siis me ei leidnud ühtegi tarkvara, millega audiitor saaks neid massiliselt vaadata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Oleks hea, kui te ka kuulaksite, muidu te ei saa mu küsimusele vastata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Me saime selgituse, et neid vaadatakse manuaalselt pisteliselt läbi. Ja siis on tsitaat Arne Koitmäelt, tsiteerin, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Nüüd praegusel hetkel, nagu mina aru saan asjast, on see, et me peame lihtsalt uskuma teid, et mingisugused käsitsi läbi viidud pistelised kontrollid aset leidsid. Minu küsimus teile ongi see, kas te saate ka kuidagigi tõendada ja kui siis kuidas, et päriselt ka pistelised kontrollid läbi viidi ja et need näitasid seda, et teie poolt siis mitte mingisugust sedelite vahetamist ei toimunud. Või ongi selline olukord, et me peame lihtsalt uskuma teid, kel teil oli võimalus neid sedeleid vahetada, et te neid ei vahetanud ja peame uskuma seda, et audiitor viis läbi pistelisi kontrolle, aga ühtegi tõendit reaalselt, mis võimaldaks veenduda, et see väide ka tõele vastab, ei eksisteeri. Ehk siis veel kord, kas sellised tõendid eksisteerivad ja kui eksisteerivad, siis kust need tõendid on ja kuidas me nendega tutvuda saame? See on minu küsimus. Aitäh! Aitäh, et valimisteenistus saaks vastata. Peamine vastus on see, et meie toimingud on avalikud, need on vaadeldavad, et igaüks saab oma tähelepanekut teha, tagasiside anda, kui on mingeid puudusi, et selles mõttes
selles mõttes ega aega tagasi keerata ei saa, et kui see on ka meie soovitus olnud alati, et oleks rohkem pädevaid vaatlejaid, oleks ka erakondade poolt vaatlejad esitatud. Väga suurt huvi erakondade poolt ei ole olnud, aga kõik valimised alates 2005. aastast, kõik e-häälte lugemised, kõik toimingud on tehtud ju avalikult, et igaüks on saanud veenduda, mida selle käigus tehakse. Et kindlasti ei ole võimalik häälte lugemise käigus seal koha peal vahetada hääli. Ja lihtsalt ütlesite alates 2025 küsimus, kes 2005. Varro Vooglaiul oli täpsustav küsimus. Aga minu küsimus on praegu vastamata. Ma küsisin teie käest väga selgelt ja konkreetselt ja palun ka selget ja konkreetset vastust. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid, mis kinnitaksid seda, et audiitor päriselt ka viis läbi pistelised kontrollid käsitsi veendumaks, et selles faasis, kus kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, ei esitatud loendamiseks täiesti uusi sedeleid? Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid selle kohta, pidades silmas, et audiitor ei ole protokollinud mitte ühtegi sellist pistelise kontrolli läbiviimist? Ma tuletan meelde, te olete väitnud kindlas kõneviisis, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Kuidas te tõendate seda? Või ongi see tühipaljas väide? Ja ma ütlen, asi on selles mõttes tõsine, et kui varem väidetakse meile, et meil on end-to-end verifiability ehk siis otsast lõpuni kontrollitavus juba olemas, siis selgub, et tegelikult ei ole olemas, väga kriitilises faasis, kus on võimalik sedeleid vahetada, siis meile öeldakse, et aga tehti pistelisi kontrolli käsitsi ja kui ma nüüd siis küsin, et aga vabandust, et kuidas te tõendate seda, siis ütlete mulle, ega otseselt nagu ei tõendagi, et teil oli endal võimalus tulla vaatlema, kui te ei tulnud, et nad siis oma viga enam. Et see nüüd küll ei ole mingisugune tõend. Ehk seetõttu ma kordan küsimust, kas on kuidagi võimalik teil tõendada, et neid pistelisi kontrolle läbi viidi ja et nende kaudu välistati siis see, et sedeleid reaalselt vahetati 2023. aasta Riigikogu valimistel. Aitäh! Nagu ma ütlesin, seda kontrolli kirjalikult ei protokollitud. Ehk siis tõendid puuduvad? Jällegi ma ütlen, et see toiming on avalik, aga jah, selles mõttes ei ole esitada sellist paberit, millel see kirjas on. Aga see on nüüd skandaalne, kui meil on Riigikogu valimised ja on tuvastatud, et teatud faasis on olnud võimalik massiliselt sedeleid välja vahetada ja kui küsitakse, kas on mingid tõendid selle kohta, et kontrolliti, et seda ei tehtud, siis öeldakse, et tegelikult jah, ei ole, mitte midagi ei ole. Kuidas me sellist valimissüsteemis kasutada saame? Märt Põder, kommentaar ja siis Riina küsimus. Lühimärkus jah, et mina vaatlejana olin seal kohal ja mina ei näinud, et neid kontrolli oleks tehtud. Ja ma olen ka rääkinud teiste vaatlejatega, kes olid seal kohal, kes kinnitasid seda sama. Jah, siin on päris palju kõnekat nüüd juba esile toodud, aga tegelikult ma soovitan vaadata ka selle korruptsioonivastase erikomisjoni istungit tervikuna. Võib-olla esimesed 15 minutit võib vahele jätta, et seal jaurati Mario Kadastiku poolt selle üle, et kas Ago Samoson oleks või ei oleks pidanud olema komisjoni kutsutud või kuidas see komisjoni kokkukutsumine, teemade püstitamine peaks käima. See ei puutu otseselt asjasse. Aga kusagil sealt, ma ei mäleta, 15-20 minutist saati tasub täitsa kuulata. Isegi mitte nii väga seda esimest osa, kus siis räägivad süsteemiga seotud isikud, vaid siis sellest hetkest, kui hakkab Samoson ja Märt Põder rääkima. Ja tähelepanuväärne on ka see, mida räägivad seal pärast koalitsioonisaadikud. Mario Kadastik, Riina Sikkut, kes ei ole küll enam koalitsioonisaadik, aga meie silmis siiski on, sest ta on suurem osa ajastanud, eks ole, valitsuses. Põhimõtteliselt ikkagi nagu de facto olnud koalitsiooni esindav saadik. Koalitsioonisaadik opositsioonis. Koalitsioonisaadik opositsioonis, jah. Nagu kirikute koguduste seaduse puhul me näeme, eks ole, et see, et sotsid enam seaduse ei ole, tähendab, et nende eelnõusid edasi viidakse. Ja siis Irja Lutsar,
Et huvitav oli vaadata, kuidas näiteks Sikkuti puhul ka tuli esile see, et ikka ütleb, et aga no tegelikult ikka me peame ikka uskuma ja usaldama, et lõpuks see kõik taandub usule ja usaldusele. Mina ütlen, et mis te nalja teete, et see näitab, kui põhimõtteliselt vale on juba see hoiak. Et sa siin eelnevalt ka rääkisid, apelleeriti nagu vajadusele rohkem uskuda ja usaldada. Ma ütleksin täpselt risti vastupidi. Valimissüsteem tuleb ehitada üles sellisel viisil, et usu ja usalduse jaoks jääb sinna ruumi minimaalselt, kui üldse. See tuleb absoluutse miinimumini viia, et isegi kui seda nagu lõpuni välistada ei saa, siis tuleb kasutusele võtta selline valimissüsteem, mille puhul see aspekt on minimaalne. Eks? Ja rääkida siin sellest, et te peate usaldama lihtsalt meid, et me massiliselt sedeleid välja ei vaheta selles faasis. See on ju täiesti skandaalne ja näitab seda, et valimiste ausust ja seda, et meil oleks kasutusel selline valimissüsteem, mis tagaks valimiste aususe, ei peeta üldse oluliseks ideaaliks. Üldse peeta oluliseks ideaaliks, mis omakorda näitab seda, et tegelikult demokraatia põhimõtte järgimist ei peeta üldse oluliseks. Et lihtsalt oleks täiesti rahul sellise olukorraga, et meil ei olegi usaldusväärne valimissüsteem, meil ei olegi selline valimissüsteem, mille puhul me võiksime kindel olla, et see peegeldab rahva enamuse tahet. Ja kuna see valimissüsteem teenib meie huve, aitab ellu viia seda poliitilist programmi, mille eest meiega seisame, siis me ei näe probleemi. Eks? Me lihtsalt ei näe probleemi, paneme silmad kinni ja me ei pööra selle tähelepanu. Ja kõige huvitavam on ka see, et nii riigi valimisteenistuste inimeste kui ka koalitsioonisaadikute seal mainitud Sikkuti ja teiste Mario Kadastiku positsioon ongi enam-vähem selline, et kriitiliste küsimuste küsimine ja üleüldse sellise komisjoni kokku kutsumine, see on natukene juba nagu ületab piire ja see on lubatamatu. See õõnestab meie demokraatia alust natuke nagu riigivastane tegevus ja nagu enam-vähem nagu meil siin hiljuti on Kapo endine peadirektor Arnold Sinisalu välja tulnud, et palju on sellist riigivastast elementi siin ja riigivastast tunnetust murelikuks teeb. Et küsida tõendeid selle kohta, viidata OSCE raportile, viidata näiteks Ago Samossonile, TTÜ juhtivteadurile ja Märt Põderile, kes on korduvalt välja toonud väga tõsiseid puuduseid selles süsteemis, et see on kuidagi selline, mitte hästi vaadatav, niimoodi mitte hea pilguga vaadatav asi, et see ikkagi niimoodi ei tohiks teha niimoodi, et sellist asja nagu kuku istuli, vabandage. Mida? Et meil on nagu vealine süsteem, meil on süsteem, mis on mille raames on võimalus lisada sedeleid nendel, kes seda süsteemi haldavad. Nad ei ole võimelised näitama, et on üleüldse toimunud mingisugune auditeerimine selles väga olulises faasis. Ja siis meie peame põhimõtteliselt kodanikena istuma ja usaldama neid inimesi, kes ei ole niivõrd palju kuidagi, ennast kokku võtnud, et Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni istungile tulla ka nagu väga tõsiste argumentidega või vähemalt siis tulla välja sellega, et näidata ära, et see auditeerimisprotsess on olnud igati nagu eesringlik. Või teine variant tunnistada. Meil on olnud tõsine probleem, meil on olnud tõsine möödalaskmine, et meil on tegelikult olnud kasutusel süsteem, mis on võimaldanud sellist häälte väljavahetamist massiliselt ja selle kaudu valimiste võltsimist. Ja meil ei ole ka tõendeid selle kohta, et see oleks auditeeritud, et seda võimalust ei kasutatud. Tunnistada, et see ongi äärmiselt tõsine probleem ja sellega seonduvalt loomulikult ka võtta vastutus. Need inimesed, kes on pidanud vastutama selle eest, et ei saaks valimisi sellisel viisil võltsida, nagu me näeme, et on olnud reaalselt võimalik ja sellele ei saa praegu keegi vastu vaielda, eks ole. Need peaksid võtma vastutus ja ütlema, et me oleme läbi kukkunud oma töös, me oleme läbi kukkunud oma ülesannete täitmises ja sellega seonduvalt me absoluutse miinimumina astume oma kohalt tagasi, eks. Et see ei ole loomulikult rahuldav vastutus, aga see on minimaalne. Et näitab, et inimesed nagu mingilgi tasandil mingi vastutuse võtavad. See peaks nagu elementaarne olema, nii nagu mina asjast aru saan. Aga ei, nad istuvad siin niimoodi lõsutavad toolis, seletavad umbes nii, et mida sa siin üldse küsid ja et eks oleksid võinud tulla ise vaatama siis seda, mis seal toimub. Selle peale Märt Põder ütleb, et mina olin vaatamas ja ei näinud, et seda asja oleks läbi viidud. Olid ka teised vaatlejad, kellega ma olen rääkinud, nemad ka ei näinud, et oleks läbi viidud ja sellel omakorda mitte mingit vastust ei tule, eks. Et kõik märgid viitavad sellele, et tegelikult valetataksegi nende audiitori poolsete pistelistegi kontrollide läbiviimise kohta. Täpselt. Kõik märgid viitavad sellele, et ilmselt valetataksegi. Avalikult on valetatud ja valetatakse jätkuvalt. Ja ei, mitte keegi ei nõua mitte mingit vastutust. Kes on see minister, kes peab hoolitsema või vastutama selle eest, et valimised oleks läbi viidud ausalt?
Kes on see inimene vabariigi valimiskomisjonis, kes on see valimisteenistus? Need on ju reaalsed inimesed, kes peavad tagama seda. Ja mitte keegi ei taha mitte midagi kuulda ka mingisugusest vastutusest. Tüüpiline. Ja väga huvitav on ka see, et kui nüüd sai siis lõpuks ometi see pöördumine OSCE poole esitatud, eks ju, tänu sellele, et EKRE-st on Riigikogu aseesimees ja leiti üles see võimalus, et Riigikogu aseesimehe kaudu siis seda ka teha. Siis nagu koalitsiooni positsioon on ju olnud pidevalt kogu aeg see, et me ei saa isegi uurida ja küsida objektiivseid küsimusi selle süsteemi kohta. Meil ei ole võimalik isegi nagu rahvusvahelistele organisatsioonidele anda võimalus uurida seda meie kõige paremat e-hääletussüsteemi. Et mu kujutad see ette, et sul on, ma ei tea, oled teinud valmis omale, ma ei tea, viimase nagu 7. seeria BMW niimoodi ja ütled, et nii, poisid, tulge nüüd vaatama. Nii, hakake nüüd vaatama, testige see meie mootor läbi niimoodi. Vaadake niimoodi, näed, kõik vaatavad, et uskumatu, et selline asi on valmis tehtud niimoodi. Et kõik vaatavad suure kadedusega pealt, aga ei, meie süsteem ju üritab seda kogu aeg igasugust sellist välist uurimist selles küsimuses ju vaka alla panna, eks ju, koalitsioon, Reformierakond, E200, sotsialistid samamoodi üritavad ju seda saada vaka alla, et kui see on nii hea ja suurepärane süsteem, siis see peaks ju olema ju kõikidele nagu avalikult esitatav. Eesti võiks siin ju näite teha nagu Euroopa Liidu Nokiat, et kui see on Euroopa Liidu tuleviku hääletussüsteem ja see on täiesti suurepäraselt auditeeritav, ta on avalik, sellega saab minna saab eeskujuks tõsta, siis Eesti peaks olema just nimelt huvitatud, kaasa arvatud oma koalitsioonisaadikute poliitikas, et tullakse, esitletaksegi seda süsteemi ja kutsutakse erinevaid audiitoreid ja välisorganisatsioone, kes võiksid vaadata ja imestada, kui imelise ja nutika süsteemi on Eesti valmis ehitanud. Ei, no loomulikult ei ole. Ja teatavasti ainuke riik Euroopas, mis on selle niimoodi laialdaselt kasutusele võtnud, on Venemaa. Eks lisaks Eestile Prantsusmaal kasutatakse seda kodanike puhul, kes elavad püsivalt välismaal, eks, ehk väga minimaalselt, väga piiratult, aga laialdaselt on kasutusele võtnud Venemaa. Nii et eks see näitab ka ju midagi, et kui muidu ollakse nagu jubedalt kriitilised kõige suhtes, mis Venemaal toimub, siis nüüd näeme, et nagu selles küsimuses oleme nagu üksmeelel. Et on päris hea süsteem, et saab võib kasutada küll, et teised nagu ei leia. Et Soomes on uuritud ja kaalutud ja öeldud, et et riskid on nii suured, et ei saa me sellega riskida. Et valijate usaldus, kodaniku usaldus valimissüsteemi vastu on ikka demokraatia nurgakivi ja me ei saa sellega mängida, eks ole. Ja no igal pool, mitmel pool mujal ka on kaalutud ja on jäetud kasutamata. Vähemalt sellele tehnoloogile tuginedes. Aga meile sobib ja ega mis ma oskan öelda kommentaariks selle peale, mida sa juba rääkisid, et ma arvan, et ega väga palju muud ei olegi lisada, et kuna see süsteem teenib nende huve, aitab ellu viia seda ideoloogilist ja poliitilist programmi, mis on nendel oluline, siis ei tahagi tarkida. Olgugi, et tõsised probleemid on sellised, mida on võimatu eitada, olgugi, et ka vastuolu põhiseadusega on ju selline, mida on võimatu eitada, et ikka jälle tasub meelde tuletada põhiseaduse paragrahvi 60, lõige 3, mis ütleb ju väga selgelt, millal peavad Riigikogu valimised toimuma. Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu 1. pühapäeval 4. aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Ehk siis ühel konkreetsel päeval. Ja teatavasti peavad nad olema ka ühetaolised, nagu ütleb paragrahv 60 lõikes 1. Eks. Et me näeme, et meil on ka radikaalselt erinevad ja ei toimu ka ühel päeval. Ka eelvalimised ei toimu ühel päeval. Nii et see on ka probleem. Aga see periood on ju vist veelgi pikem, eks ole, mis siin e-valimisteks on ette nähtud. Nii et ei huvita. Ei ole mitte kuidagi kooskõlas põhiseaduses sätestatuga, ei ole kooskõlas demokraatia põhimõtetega, ei ole kooskõlas selle väga olulise ideaaliga, et valimised peavad olema tõesti vaadeldavad tavaliste inimeste poolt, eks ole, arusaadavad. Ei ole kooskõlas sellega, et nad peavad olema tervikuna auditeeritud. Ei ole kooskõlas sellega, et valimiste salajasus peab olema tagatud. Reaalselt ei ole e-valimiste puhul. Ei ole kooskõlas ka sellega, et mida ma tahtsin veel lisada, mul läks meelest ära. No mida iganes, siin on veel terve rida probleeme tegelikult, mida saaks esile tuua. Ja kooskõlas sellega, et on toimunud ühel päeval loomulikult. Ja seda ma mainisin. Aga
ei huvita ka see, et OSCE Odihr on oma raportis osutanud tõsistele puudustele. Keegi vastuta ühegi puuduses. Mitte miski ei aktualiseeru probleemina. Ja miks ei aktualiseeru? Sellepärast, et aga miks peaks, kui see teenib seda agendat, mis meil oluline on? Eks? Kusjuures Samson ütleb ka väga hästi selles artiklis seda, et aga teeme siis niimoodi, et okei, on e-valimised. Ta räägib siin blockchaini tehnoloogiast ja erinevast tehnoloogiast, millega tegelikult saaks teha e-valimised juba selle kaudu palju turvalisemaks. Nii, mina ei hakka argumenteerima põhimõtteliselt selle poolt, et meil tuleks e-valimised säilitada. Et meil oleks vaja sinna sisse keevitada veel mingisuguseid blockchaini tehnoloogiaid ja mingeid muid asju, et teha e-valimised turvalisemaks ja teha auditeeritavamaks. Sest ma nimme ei usu, et tegelikult e-valimiste protsess kui selline oleks end-to-end auditeeritav ja vaadeldav. Et seal on alati võimalus midagi teha, alati on kuskil mingisugune must kast ja alati võid mingisuguse koodijupi kuhugi juurde kirjutada, et nende inimeste poolt, kes seda asja haldavad. Et see on tegelikult ju alati võimalus olemas. Häkkida on alati võimalus, aga samas on ütleb ühte väga huvitavat asja, et okei, e-valimised, nii, aga miks nad peavad olema 2 nädalat enne valimisi, 2 nädalase perioodi jooksul, nii, miks nad ei või olla 1 päeval, nii, kui on e-valimised, inimesed lähevad sinna, panevad oma kaardi sisse ja valivad siis kas 1 päeval, nii, et juba see võtaks paljuski ära seda võimalust, et nendega hakatakse manipuleerima, eks ju. Aga ei, isegi seda ei tehta, et meil on nagu 2 nädalat enne saavad inimesed muuta, hääletada, uuesti hääletada, siis veel paber hääletada peale, eks ju. See juba puhtalt tehniliselt ju tohutult annab võimalusi eksida, sest kui ma olen 3 korda ei hääletanud, aga siis viimasel päeval mõtlen, et okei, lähen jaoskonda, hääletan paberiga. Kes garanteerib seda, et nüüd põhimõtteliselt ikkagi on võetud arvesse see minu viimane hääl, millal ma paberiga andsin? No, eks seda kõike peaks auditeerima. Siiski jäävad mitmed küsimused üles, muuhulgas audiitori usaldusväärsus, eks ole. Et seal ikkagi väga palju jääb olenema sellest usaldusest, mis on problemaatiline. Ja mul tuli enne meelde, mida ma tahtsin osutada, see üks aspekt, mis mul mäletad nagu libises meelest, et ei ole auditeeritud isegi see, kas reaalselt valimiste läbiviimiseks kasutatakse seda tarkvara, mis on eelnevalt auditeeritud. Et kas selles kompuutris, mis siis jooksutab valimiste käigus protsessi, on ikka tegelikult see sama tarkvara. Või siis muud aspektid, et audiitorile tehakse kättesaadavaks mingisugused programmijupid, millega ta saab erinevates faasides valimisi auditeerida. No, juba see peaks tõstatama tõsiseid küsimusi, et kui tarkvara audiitorile annab see sama subjekt, kes ta ise peaks auditeerima, no siis mis mõtted sellisel auditeerimisel, et see on, eks ole, et siis saab ju tarkvara ka disainida sellisel viisil, et see jätaks olulise osa protsessist nii-öelda välja, eks või pimedusse. Et seal on niivõrd palju neid küsimusi. Ja kuni sinnani välja nüüd kommentaarina sellele, mida sa lõpus ütlesid, et mina ka ei ole tegelikult nõus sellega, et me ainult parendame seda süsteemi, aga ikkagi säilitame selle kasutamise. See on lihtsal põhjusel, et see on vastuolus selle baasprintsiibiga, et valimiste kord, valimiste mehhanism, valimiste protseduur peaks olema selline, mida tavaline inimene on suuteline mõistma. Ja me võime siin küll võtta kasutusele uuemaid tehnoloogiaid, täiustada auditeerimise protsessi ja viia sisse selle otsast lõpuni auditeeritavuse, kontrollitavuse, eks ole, krüptograafiliste kontrollide kaudu, aga faktiks jääb, et 99,99% ühiskonna liikmetest ikkagi ei ole suutelised seda süsteemi mõistma ja selle tõttu nad ei ole suutelised seda ka vaatlema, mis tegelikult on fundamentaalne, põhimõtteline, filosoofiline probleem. See on väga oluline. See on väga oluline aspekt kogu selle asja juures. Ja tegelikult me oleme siin korduvalt rääkinud Märt Põderiga ka sellest teemast, eks ju siin Objektiivi stuudios ja viidates sellele samale probleemile, et kui me räägime paberhääletuse läbiviimisest, eks ju, siis on kõikidele põhimõtteliselt 3 klassiga haridusega inimestele ja 3. klassi poistele ja tüdrukutele ka selge, et kuidas viiakse läbi paberhääletuse auditeerimine. Nii, võtad ja paned oma hääle sinna sisse, võtad siis kasti, hakkad lugema neid hääli, et kellele see hääl on antud. See on kõikidele kõige elementaarsemat intellekti omavatele inimestele aru saada. Ja iga lugeja ümber võib seista kas või 5 inimest, kes vaatavad, ta paneb selle õigesse unnikusse. Just, täpselt, ei ole mingi probleemi.
eks ju. Jah, seal on tõsi, et kui on eelhääletuste küsimus, eks ju, siis võidakse see paberkast viia kuskile jaoskonna tahatuppa, milliseid hääli sealt lisatakse või midagi, see võib tekitada selliseid probleeme. Aga jällegi, kui me võtaksime ette põhiseadusliku valimissüsteemi niimoodi, et meil ongi ühel päeval paberhääletus konkreetsel päeval, siis meil ei ole tegelikult nagu me võimalused selle valimiste võltsimiseks vähenevad väga tõsiselt ja me saame aru sellest, kuidas see valimissüsteem toimib. Ja mina ka kordan kogu aeg seda, et tegelikult me peame kogu aeg nõudma seda, et e-hääletuste süsteem kui selline visatakse põllule, sellepärast et see ei ole lihtsalt inimestel arusaadav ja inimeste usaldust valimissüsteemi vastu, mis on tõesti, nagu sa ütlesid, fundamentaalne filosoofiline probleem. Sest inimesed peavad kõik usaldama seda, et meil on 1-0 punkt ühiskonnas vähemalt. See on see nii-öelda ground zero, see 0 punkt, kus me hakkame siis ühiskondlikku kokkulepet üldse looma ja selleks on ei miski muu kui valimised. See peaks olema demokraatia nagu teooria baas selline tasand, eks ju. Aga kui me arvame, et see ground zero või see 0 punkt juba on kallutatud kuhugi poole, seal toimivad Eesti poliitika sõnavara kasutades varjatud jõud, kallutatud jõud, siis mida me siis saame üleüldse ühiskonnast nagu loota? Millist usaldust riigi vastu, millist usaldust selle poliitilise süsteemi vastu, millist usaldust valitsuse ja tema poliitikate vastu? Ei olegi, et siis ei ole ka valimistel mõtet. Kui valimissüsteem on ebausaldusväärne, siis pole mõtet üldse valimisi korraldada. See on tegelikult nii lihtne. Ja paar asja, mis ma märgiksin ära. Jah, see tuleks põllule visata, et võib-olla see toimib põllumeestele tead väetisena, et nii sitt süsteem, et väetab kogu põllu ära veel. Väga tore oleks. Vabandust väljenduse pärast, aga see on selline maaelu terminoloogia, et sõnnikud tuleb viia põllule ja siis see on omakorda isegi selles kohas kasulik tead. Aga iga asi on kasulik omas kohas ja omas funktsioonis. Aga mida ma tahtsin eelnevalt on see, et vaata, ma rääkisin ühe ajakirjanikuga eile Riigikogu koridoris nimetas, see oli privaatne vestlus. Tema ikka pooldab e-valimisi, sellepärast, et see on ikkagi niivõrd mugav. Paljud inimesed reisivad tänapäeval, eks ole, et nad saavad ükskõik kus maailmas olles selle hääle ära anda. Ma ütlesin, et kord 4 aasta jooksul ei ole ju liiga palju palutud kodanikul olla valimispäeval Eestis. Sest see ei ole kord 4 aasta jooksul, et meil on ka KOV-i valimised ja on Euroopa Parlamendi valimised. Hea küll, taandame ära kord aasta jooksul. Ja ma mõtlen ka selle peale, et vaata, kui inimeste mõtlemine on jõudnud, et kui palju siis on neid kohustusi. See ei ole isegi kohustus, ei pea ju hääletama, kui seda taha, eks ole. Aga ütleme, kui me käsitleme seda kohustusena, mida kodanikule seatakse selleks, et osaleda siis ka poliitilises protsessis. Taandatud ülimalt minimaalsele, eks ole. Ülimalt minimaalsele. Ütleme nii, et ta ei ole isegi nii palju, kui oletame, lähtame meeldest, on kord aastas. Sa peaksid võtma oma päevast tunnikese, minna valimisjaoskonda, mis on kodule mitte kaugemal kui poole tunni kauguse, ma eeldan, ja tulla tagasi koju, eks ole. Ja selleks, et ebamugav, liiga ebamugav. Ma mõtlen, et kulge, ei tii, vanasti maksti veremaksu, eks ole, et sõjad olid sellised, iga põlvkond käis enam-vähem sõjas äratsi, poiss sündis, siis ega oli suht kindel, et ega vähemalt aadlikuna vähemalt küll, et sõtta tuleb minna, et ega siin suure tõenäosusega sellest ei pääse. Et sellises vaimus kasvatati mehi ja elati oma elu, eks ole. Nüüd on nii, et kord aastas tuleks minna üks mingi number kirjutada seda, reisule tahaks minna samal ajal. Et ma mõtlen, et kuhu me jõudnud oleme ka oma sellise kodaniku tundega või üldse selle demokraatia või riigi tunnetusega, et ja siis ütled, kuule, alternatiiviks on see, et meil on täiesti ebausaldusväärne valimissüsteem, mis tekitab sügava ühiskondliku lõhe, kisub meie ühiskonna katki. Inimesed ei saa enam omada usaldus selle vastu, et meil on üldse legitiimne riigivõim. Ei, mis usaldus? Peavasti reisule saaks tead minna. Umbes nii, et uskumatu. Ja ma mõtlengi, et lihtsalt raske on üldse seda toetuspunkti leida, millele tuginedes mingist diskussiooni pidas. Kui sa lähtud sellistest eeldustest, et seda on liiga palju palutud, siis ma ei oska enam midagi ütelda, et siis meil on niivõrd erinev see riigi käsitlus, et polegi midagi. Ja niivõrd erinev kodaniku käsitlus. Tegelikult see lähtub just nimelt sellisest kodaniku käsitlusest, mis ei olegi üldse mingi kodaniku käsitlus. Et see lähtubki sellest, et sa oled lihtsalt mingisugune suvaline selline tüüp siin, millel on Eesti kodakondsus niimoodi ja võid
hääletada, ei või hääletada, kui oled reisul, siis ei hääleta, aga alternatiiviks on tõesti täiesti põhimõtteliselt ühiskonda nõrgendav, korrumpeeriv valimissüsteem. Nii. Ja siis sina ütled, et mul on mugavam tulla sellepärast, et ma reisin. Nii. See on tegelikult ju selles, mida sinu isa on rääkinud pikalt laialt, et see on igasuguse kodaniku valmisoleku ja tunnetuse puudumine üleüldse. Sa ei käsita ennast üleüldse selle riigi osana. Sa oled tegelikult juba võõrdunud sellest riigist täiesti. Et ongi mingisugune, see riik on lihtsalt sinule mingite hüvede või ma ei teagi, naudingute pakkuja parimal juhul, eks ju, võimaldab sul reisida Eesti passiga. Ja see on nagu väga oluline aspekt ja mina ütleksin küll, et kuulge, aga tegelikult võiks ju käsitleda täitsa niimoodi, et KOV-i valimised KOV-i valimisteks või Euroopa valimisteks veel. Aga vähemalt KOV-i valimised ja Riigikogu valimised siis. Need võiksid tegelikult olla täitsa kohustuslikud. Miks mitte? Et pannagi hääletamine kohustuslikuks, nii. Inimene peab oma kodaniku kohustust täitma, nii. Aga eelduseks on see, et meil on valimissüsteem, mida kõik kodanikud usaldavad, mida kõik saavad ütelda, et see on vaadeldav ja kontrollitav. Ja mõnedes riikides on valimine kohustuslik. Täpses huvides tuleb siis muidugi mainida, et kohustus saab täita ka niimoodi, et sa teed sinna ristikese, eks ole, kus ei leia kedagi, keda saaks toetada. Ei, loomulikult. Et sa ei ole kohustatud poolt. Et mul on äkitselt selline olukord, kus mul on toimunud riigipööre ja siis Reformierakond valitseb siin põhimõtteliselt nagu kompartei ja siis minul on kohustus minna ja teha sinna nii-öelda mõne Reformierakonna inimese nime taha ristikene, et seda mitte kindlasti. Ja, ma oleksin selles osas skeptiline, ma ei ole seda nagu lõpuni mõelnud seda, aga ma olen skeptiline sellise kohustuse kehtestamise, et kui sa sel päeval ei ilma välja ja ma ei tea, oma ristikest sinna kasti ei tee, et siis me karistame siin mingi trahviga või ma ei tea, kas selle mõtet on, aga see arusaamine võiks küll olla, et ütleme, laiemas tähenduses see on kodaniku kohustus, eks ole, et see on mingit pidi kasvatuslik või kultuuriline küsimus, et kui sa oled jõudnud omadega nagu sinna punkti, kus ütled, et ma ei ole nõus niimoodi tegema, et ma ühel päeval 365 viibin Eestis, planeerin ette, eks ole, et ma sel päeval ei lähe oma kodumaalt, oma koduriigist ära, sellepärast, et siis on meil valimised ja mingi reisule minek on näiteks sulle olulisem, siis me oleme kuskil jõudnud midagi väga valesti läinud. Ja kui see nagu massiliseks muutub selline tunnetus, 100 000 inimesed ütleb nii, ei, minu jaoks mugavus on niivõrd palju olulisem kui osalemine nagu riigielu korralduses, siis minu meelest see on väga tõsine mõttekoht, et mis haridussüsteem on meil, mis eesmärke ta teenib, mismoodi seal inimesi päriselt formeeritakse, kas seal ka päriselt mingi kodaniku kasvatus tegelikult üleüldse on positiivses tähendus, ma mõtlen mitte selline totalitaarne citoyen tüüpi kodaniku kasvatus, kus sa vormid inimeste maailmavaadet, vaid lihtsalt nagu sellist nagu baastunnetust, et ma olen ka nagu peremees, eks ole, ma peaksin kuidagi pidi oma peremehe kohustust täitma. Siis jah, ma ütlen, et see on mingi väga sügavale ulatuvate juurtega probleem. See ei ole üldse mingi pindmine probleem, mida saab kuidagi niimoodi mingi formaalse kohustuse kehtestamise kaudu ületada minu meelest. Ja. Aga tõsi ta on jah, et isa on kirjutanud Ahma raamatu ka pealkiri on kõnekas, et elanikust kodanikuks. Et tundub, et väga paljud inimesed ei saa sellest üldse aru, et mida tähendab kodanik olla ja millised kõige elementaarsemadki kohustused võiksid sellega kaasneda. Ja veelgi sügavamal võib-olla sellisel filosoofilisel tasandil näeme, et see mugavuse ihalus või ütleme mugavuse positsioon hüvede ja hierarhias on ka ikkagi liikunud sellisele kohale, mis on täiesti pead pööritav. Mis jutt see nüüd selline on, et mugavus. Mis hüve on mugavus üldse? Kus peaks olema mugavuse koht, õige koht hüvede ja hierarhias? Ma ei tea, et kuskil väga madalal, et olulised peaksid olema hoopis teised hüved. Eelkõige ausus, eelkõige tõesus, eelkõige selline olukord, kus ma ei näeks Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil riigi esindajaid põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, vassimas inimestele, rääkimas sellest, et kõik on ju avalik. Kõik on avalik, miks teise ei tulnud sinna vaatlema enam-vähem aala niimoodi. See on vassimine. Meil ei ole, tähendab, sinu töö, kulla inimene, on pöördudes või teie töö,
kulla inimene, pöördudes siin riigi valimisteenistuste inimeste poole, on garanteerida see, et see asi on turvaline. Ja riigi seadusandliku koja töö on võtta vastu seadus, mis vastab riigi põhiseaduslikule valimiskorraldusele. Mitte siin rääkida meile mingisugust muinasjuttu, mingit infantiilset juttu ja sellest, kuidas me peame usaldama. Aga tegelikult, kui me rääkisime siin, oleme nüüd täpsed, eks ju, kui me rääkisime siin OSCE raportitest, siis me ei räägi veel loomulikult sellest uuest OSCE raportist, eks ju, mis peaks veel alles tulema. OSCE ODIHR-i raportist, mis peaks tulema nüüd, oleks pidanud tulema juba aprilli lõpus. Nüüd on siis juba mai ja nüüd on juba juuni algus, et see on ka üks tegelikult teema, et miks ta ei ole veel tulnud, et nad väidetavalt, nad on ju öelnud seda, et see on, nad on liiga palju tööd ja nii edasi, aga mulle tundub, et seal võib olla midagi hoopis tõsisemat taga, eks ju. Ei, see on väga tõsine küsimus. Paljud inimesed on juba täitsa närvis, et no mis nüüd toimub. Mina olen ka pidanud, ma ei tea, ikka vist oma mingil, ma ütlen ausalt praegu kuskil, niimoodi hinnanguliselt 30–50 korda sellele küsimusele vastama erinevas kontekstis, et mis toimub ja kus see on. Mis tõttu on väga hea, et seda siin ka tõstatasid, et saab seda korra niimoodi laiemalt ka siin esile tuua, et mina ka ei tea, milles asi on. Miks see nii kaua veibib? Tõesti, aprillist pidi tulema, siis osutati, et ilmselt siis mais. Nüüd on mai ka läbi, juba juuni on ja ainuke formaalne selgitus, mida mina olen näinud kirjalikul kujul, on see, et tõesti, et töökoormus on olnud väga suur ja vabandame, et selle tõttu asi nagu viib. Aga asi viitab sellele, et seal on ikkagi midagi enamat. Muuseas, eile ma kuulsin, jällegi ma ei saa allikat nimetada, aga kuulsin, et ODIHR olevat pöördunud omakorda selles küsimuses ka Veneetsia komisjoni poole, mis on täiesti praegu selline asi, mida avalikult pole räägitud. Kas see tõele vastab või mitte, ma ei tea täpselt, sest ma ei kuulnud seda otseallikast või vahendatud allikast. Nii et seal taustal tundub, et on mingisugune päris tõsine, seal toimuvad mingid asjad, mida ilmselt ei saa eitada, nii tundub, aga mida me ei näe, ta on nagu kooriku all. Aga kas seal toimuvad ka mingid protsessid nagu Eesti poliitiliste struktuuride poolt suhetes OSCE-ga, kus üritatakse midagi siluda või klettida või suunata, ma ei oska seda nagu ütelda. Tahaks loota, et mitte ja tahaks loota, et isegi kui üritatakse, et siis nad nagu ei paindu sellele survele ja jallu sellele. Aga midagi on siin sellist, mis tõstatab päris palju küsimusi. On. Sellepärast, et tegu on ikkagi ju sellega, et meil on Euroopas sellises mahus ainukene riik, kes on seda e-hääletust sellises mahus kasutanud ja nii pikalt kasutanud juba. Et kujutate nüüd ette, et näiteks OSCE allorganisatsioon, ODIHR, eks ju, siis annab sellise hävitava või kriitilise löögi sellele süsteemile. No see asetaks ju põhimõtteliselt kogu meie poliitilise süsteemi siin viimased 15-20 aastat täieliku löögi alla. Et mis meil siin on siis üldse toimunud, kuidas sellised protsessid on üleüldse saanud aset leida ja asetab ka küsimuse alla selle, kas meil on üleüldse olnud legitiimne valitsus ja legitiimne Riigikogu koosseis. Ja mis poliitikad siin üldse tehtud on. Et kujutame nüüd ette sellist, et ODIHR oleks tõepoolest mingi raporti valmis saanud ja Eesti süvariiklikud struktuurid oleks sinna nii-öelda nagu oma käpa peale saanud õigel ajal, eks ju, ja hakanud masseerima seal, et suutnud peatada selle raporti välja tulemise sellisel kujul ja hakanud masseerima, et sinna sisse kirjutatakse midagi muud. No see oleks nagu omaette skandaal muidugi, et et OSCE ja ODIHR ongi ju tehtud selliseks organisatsioonideks, kes ei allu ei peaks alluma riigi sellistele survetele loomulikult. No ei maksa omada illusioone, et siin meil on mingid päris sõltumatud institutsioonid, mina sellesse küll ei usu. Küsimus on selles määras, eks ole. Et kui sõltumatud nad siis on või ei ole, et lõpuks need organisatsioonid ka liikmesriikide endi poolt püsti pandud, liikmesriikide endi esindajatest koosnevad, liikmesriikide endi poolt rahastatud, need ei ole selles mõttes sõltumatud. Nagu ERR on sõltumatu, no mis mõttes sõltumatu, vabandust, et riigi eelarvest teda rahastatakse, eks ole, kuidas ta sõltumatu on. Seaduse alusel ta tegutseb, parlament võib kirjutada seadusesse, mida ta tahab, iga kell selle seaduse tühistada. Parlament võib otsustada ERR-i üldse kinni panna, eks ole, et kus ta sõltumatu on, et sama on nende rahvusvaheliste organisatsioonidega. Aga mis puutub veel sellesse valmivasse OSCE arvamusse, siis panin siia ekraanile ka, et korruptsioonivastase erikomisjoni
esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart tegi sellise postituse siin mõned päevad tagasi, kus ta ütles, näete, et OSCE raport e-valimiste osas tuleb avalikuks ülejärgmisel nädalal ja seda tutvustatakse 18. juuni korruptsioonivastase erikomisjoni avalikul istungil. Et see oli minu jaoks ka selline üllatav teadanne, ma ei tea, kus tema selle informatsiooni sai. Kas see on siis millal, eile, üleeile? Ei, 18.06, see on järgmisel nädalal. Ja, ega ma mõtlen, millal see postitus on tehtud? See on 8. tehtud, üleeile. Ehk siis eelmisel nädala lõpus, pühapäeval, mis viitab siis järgmisele nädalale praeguse seisuga. Ja ma küsisin tema käest teile, et kus see informatsioon pärineb, siis ta ütles, et tema pöördus OSCE Odihri poole palvega, kas nad saaksid osaleda korruptsioonivastase erikomisjoni istungil, mis on pühendatud sellele teemale. Ja siis põrgatati seda küsimust ja leiti, et see kuupäev on see, millal nad saaksid oma esindaja sinna saata, videosilla teel. Ja sealt siis tuli ka see kuupäev, aga ma tean, et eile Riigikogu teine aseesimees Arvo Aller saatis omalt poolt kirja OSCE Odihrile, et kuna tema on selle küsimuse tõstataja, pöördumise esitaja OSCE Odihrile, siis ta oleks tänulik, kui ta ei kuuleks kolmandatest allikatest, milles see vastus seisneb, vaid et see vastus saadetakse ikkagi esmalt talle ja seejärel teistele, eks ole. Nii et kui 18.06 peaks seda tutvustatama, siis see peaks olema eelnevatel päevadel see saadetud temale. Päev või 2 või 3 varem võiks olla laekunud ka juba Arvo Allerile. Nii et kui nendest kuupäevadest võib siit midagi välja lugeda, kui tahtes natuke konkreetsemalt asjadest rääkida, siis on lootust, et järgmisel nädalal ta võiks tulla. Aga loomulikult on võimalik, et tullakse ka sinna korruptsioonivastase erikomisjoni istungile rääkima seda, et mis on need küsimused, millele nad vaatavad ja millised aspekte nad oluliseks peavad, aga raporti valmimine lõplikul kujul võtab ikkagi üle aega. Et tegelikult see ei tähenda seda, et see raport tingimata tuleb sellel kuupäeval. Aga sellise, ma lihtsalt praegu räägin seda, mida ma olen kuulnud, et ma ei oska paremat midagi inimestele ütelda. Ja, väga hea, et see ongi jäänud mulle kahe silma vahele niimoodi, et pole näinud seda. Ega mina ka ei tea, millele tuleb, et mult ei ole mõtet seda vastust nõuda, et ega mina seda raportit ei koosta. Ma tahan ka, ma ootan seda sama suure huviga, nagu paljud teised inimesed ootavad. No igal juhul, kui ta peaks tulema nendel eelnevatel päevadel 16, 17, 18 juuni, siis on seal ilmselt kommenteerimist palju. See on selles mõttes huvitav hetk, eks ole, et siis Riigikogu istungjärk lõpeb. 19 on viimane istung, et siis mingit pidi oleks 18.06 nagu väga mugav hetk, eks ole, et tuli ja siis on 2,5 kuud vaikust, et mis siis ikka, et eks mis sügisel vaatame, et selleks ajaks tulevad uued asjad peale, et ega see nagu hea ajastus selles mõttes kindlasti ei ole. Ei ole. Ja teine asi, mida ma ütlen inimestele, et ega ei maksa ka mootusi liiga kõrgele ajada. Et mina isiklikult algusest peale olen ikka pigem olnud sellel seisukohal, et ega sealt ilmselt midagi nagu väga sellist raportavat ei tule, sest et eks need Euroopa institutsioonid on nagu nad on kõik, eks ole. Aga samas ma olen avatud selle võimalust äkki tuleb, et mine tea, lõpuks taandub kõik nagu konkreetsetele inimestele, nende põhimõttekindlusele, taandub palju ka poliitilisele kontekstile, taandub sellele, et USA's on toimunud võimuvahetus, taandub sellele, et USA's ollakse väga kriitilised igasuguste elektrooniliste süsteemide suhtes valimiste korraldamisel. Taandub küsimusele sellest, kas me oleme ühtses nii-öelda demokraatlikus väärtusruumis Ameerika Ühendriikidega või ei ole, eks ole. Et ega me ei tea, mis need mõjurid siin täpselt on ja millistest niisugustest suurtest nihetest tõukudes võivad ka sellised protsessid omandada tulemused, mida me võib-olla pidasime pigem ebatõenäoliseks. Ja loomulikult tasub kindlasti olla nagu säilitada kaine pead, et mitte oma ootustega üle pea minna ja oodata nüüd mingid imed siit OSCE raportist, aga ootame. Aitäh sulle Fookuse stuudiosse tulemast. Suur tänu kutsumast ja jääme järgmise korrani.